raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast! Vaatama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast Ruut FM'is, Ring FM'is, Kuressaare pereraadios üks päev hiljem kui tavaliselt ehk siis esmaspäeval. Me oleme YouTube'is on eraldi kanal Räägime asjast. Me oleme Facebookis, kus on eraldi kanal Räägime asjast. Mardi Facebooki lehelt, minu Facebooki lehelt ja minu X-i kontolt on võimalik saadet näha. Me paneme selle saate üles niimoodi, et ta on eetris igal pühapäeval hommikul kell 11 ja siis tund aega saab nautida seda kõige paremat saadet Eestis üldse, kus konservatiivid räägivad konservatiivsetest vaatepunktidest, maailma asjadest. Mis need maailma asjad täna on? Me räägime elektri hinnast Eestis ja Soomes näiteks. Me räägime surrogaatemadusest. EKRE fraktsioon tõi Riigikogu saali eelnõu, mis oleks keelustanud piiriülese inimkaubanduse, mida meil Eestis praegu lubatakse, siis lastekaubanduse ehk siis surrogaatemaduse. Eestis küll on seadusega keelatud surrogaatemadus riigisiseselt, aga kui sa seda kusagil teises riigis teed, siis see on nii-öelda hall ala. Ja meie saate viimases osas me võtame ka liinile huvitava külalise. Meil on kivisildnik ehk Sven Sildnik, kellega me siis kolmekesi koos, mina, Mart ja Sven, hakkame lahti harutama Epsteini dokumente. Sellel teemal on hästi palju libauudiseid, võltsuudiseid, infomüra, valetamist, süvariiklikku ajude väänamist, mis seal tegelikult on ja miks see tähtis on. Aga elektrist kõigepealt, et ma sissejuhatuseks räägin ikkagi seda lugu juba korduvalt ilmselt siin saates, kui ma 23. aastal Riigikogu valimistel kampaaniat tegin Mustamäel, siis astusin ühe proua juurde, ütlesin, et valige EKRE-t. Miks ma peaks EKRE-t valima? Ma ütlesin, et no võt, et näiteks elektrihinna me suudame alla tuua, et elektrihind oli siis ka kõrge, et EKRE on oma poliitikaid, oma lahendusi, mis tooks elektrihinna alla seal kuskile 3 sendile kilovatist, 30 eurole megavatist, et see on väga tähtis. Ja siis ta vaatas mind selliste kalkide, kurjade silmadega sisistas. Ma olen nõus ükskõik kui palju maksma, peaasi, et teie ei saa. Ma tahaks seda prouat uuesti kohtuda, ma tahaks talt küsida, kas on juba mõnus. Sest neid inimesi, kes kujutasid ette, et mis see elektrihind minusse puutub, mul on korter ja ma ei pea selle pärast muretsema ja neid inimesi oli palju. Aga siis juba üritasime seletada, et elektrihind mõjutab majandust väga laialt. Töökohad kaovad ära, ta tekitab tohutu inflatsiooni, ettevõtted panevad uksed kinni, maksulaekumisi enam ei ole, siis tuleb hakata teisi makse. Kõik, mis me rääkisime, 22, 23, 24 aastal, kõik on tõeks läinud. Kõik lahendused, mis me oleme välja pakkunud, on siiamaani tegemata. No ega siis sellega on kaasas käinud ka ju elatustaseme räige langus. Ostujõu räige langus ja me Reformierakond kullakes, et oletage meeld, mis aasta siis oli, mingi 2003 või 2005 või mis vahet seal on, kui Ansip lubas Eesti viia Euroopa 5 rikkama riigi hulka ja Reformierakond on elanud kõik need aastakümned nüüd juba selle kuvandiga, et nemad on ettevõtjate erakond, nemad teavad majanduse toimimisest kõike, nemad oskavad majandada ja riiki juhtida. No vaadake, praktika on tõe kriteerium ja kõik asjad lähevad ikkagi õigesti paika pikas perspektiivis. Tuleb välja, et valetavad jätkuvalt, ei tunne majandust, ei oska riiki juhtida ja on viinud Eesti isegi mitte enam 5 kõige vaesema riigi hulka, vaid peaaegu et kõige vaesemaks riigiks. Mõnedes valdkondades me olemegi kõige vaesem juba, aga igal juhul oleme me 3 viimase vaese riigi hulgas Euroopa Liidus. Ja kes on riiki juhtinud? Kui me selle õnnetu napp 2 aastat maha võtame, mis oli ka meil võimalik valitsuses olla ja kus me pärandasime 8,5% majanduskasvu uuesti võimule tõusnud Reformierakonnale, siis kogu aeg on võimul olnud põhimõtteliselt püha kolmainsus. Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid. Sekka on vahetevahel natukeseks ajaks ka Keskerakond,
kukkunud sinna mingisuguste poliitiliste kombinatsioonide tulemusena, aga põhimõtteliselt vedur on olnud Reformierakond ja Reformierakond on viinud Eesti Euroopa üheks kõige vaesemaks riigiks ja nüüd tegeleb ta millega? No see on küll järgmine punkt põhimõtteliselt, aga nüüd tegeleb ta ühiskonna tasalülitamisega, teie õiguste äravõtmisega, teie suu kinni pitseerimisega. Et see on nüüd allakäigu järgmine etapp. Vaesuse on juba saavutanud. Nüüd tuleb ühiskond tasalülitada, täielik vaikiv aeg kehtestada, et siis oma volitsemisi ja sigatsemisi jätkata. No kui meenutada 5 rikkama hulka saamise juttu, äkki oli see 2007 ennem suurt majanduskriisi, kui seda jutukest räägiti, siis tänaseks päevaks statistiline tõsiasi on see, et Eesti on Euroopa Liidu kõige vaesem riik. Kõige vaesem riik ja see mõõdupuu on ostujõud. Jah. Aga statistikaga armastavad nad ju kõik vehkida. Ja statistikaga võib-olla siin oleks nagu eraldi praegu hea koht, kus öelda, et nüüd on siis kinni hoitud üle nädala aja statistikat eelmise kvartali kohta, sest sest et nii-öelda muudeti metodoloogiat ja metodoloogiat loomulikult muudeti selle jaoks, et Michal või ma ei tea, kes Sutt saaksid pulti tulla ja rääkida, kuidas kõik on läinud paremaks. Aga Eurostat, mis on ikkagi, ei allu Jürgen Ligi ähvardustele, erinevalt Eesti Statistikaametist. Eurostat tõi välja statistika, mis ütleb täiesti halastamatult. Eesti inimeste ostujõud on Euroopa Liidu kõige väiksem. See tähendab seda, ostujõud tähendab seda, et ärme võrdle palju on Eestis palk võrreldes Soome või Saksamaa või ka Ungariga, keda meil ju kogu aeg tuuakse siin negatiivse näitena, et Ungaris on inflatsioon suur. Ungaris oli inflatsioon kõrgem keskmisest, aga meist ikka palju väiksem. Et kui kõrvuti tuleb panna palk ja peamised hinnad, toiduainete hinnad, kütuse hinnad, elamuaseme hinnad. Ja kui sa siis need omavahel võrdlusse paned, siis sa saad ostujõu. Et kui palju sa saad oma palga eest osta, piltlikult öeldes mitu pakki viinervorste sa saad osta oma palga eest, et või mitmed, kui 3-toalist korterit pead üürima Tallinnas, Budapestis, Berliinis või Helsingis, et mis see, palju sa oma keskmise palga eest keskmist korterit saad üürida. Vaat sealt tuleb ostujõud välja. Ja ostujõu järgi Eesti on Euroopa Liidu kõige vaesem riik. Isegi mitte 5 vaesema hulgas, vaid kõige vaesem riik. Ja nüüd oleme me jõudnud siis ehtsa nõukogude propaganda ja retoorikani. Ehtne nõukogude retoorika. Süüdi on 4 ilma aastaaega. Sellepärast, et meil on jaanuar on olnud külm. Sellepärast meil on nüüd inimestel elektriarved suured. Ei vasta tõele. Jaanuar on olnud täiesti tavaline Eesti mõistes. Jah, viimase 10 aasta kõige külmem, aga mis siis? Selliseid jaanuareid, ma mäletan isegi mitte oma lapsepõlvest, vaid oma nooruspõlvest küll ja küll. Kus sükene keskelt läbi 10 miinuskraadi, 15 miinuskraadi oli kogu aeg. Ja oli veel veebruaris ja oli veel märtsis otsa sinna samasugune külm. Et see on tavaline Eesti talv. See ei ole küll see, mis peaks Eesti majanduse käpuli ajama ja Eesti inimesed kõik vaesusesse paiskama. See, mis on probleemiks, ei ole mitte tavaline talv, vaid probleemiks on energeetikapoliitika, elektripoliitika. See on erakorraline ja see on täiesti võimatu inimestel ellu jääda sellises olukorras ja siin tuleb nagu kahte erinevat asja korraga kõrvuti vaadata. Üks on arved, mille inimesed saavad ja inimesed on Facebook on täis mul postitusi ja näiteid sellest, kuidas inimeste elektriarved on suuremad kui nende kogu kuu sissetulek. Kogu kuu sissetulekust suurem. Me ei räägi isegi pensionäridest, Eestis keskmine pensionär saab seal 600 ja 700 kandis pensionit, mõni saab rohkem, mõni saab vähem ka loomulikult, aga ütleme see keskmine. Ja sul on 500-600 eurone elektriarve, aga ka tööl käiv inimene, kes saab siin kuskil, ma ei tea, 1200-1500 eurot kätte, tavaline Eesti palk ja siis saab oma elektriarve, mis on ka sellest suurem ja ei ela ju niimoodi, et kütaks omal õues suurt, ma ei tea, välibasseini, vaid lihtsalt hoiab oma tavalise maja enam-vähem elatavas soojuses. Ja nagu kõik ütlevad, teen nii, nagu valitsus mulle on öelnud, on elektripaketi teinud võimalikult soodsa ja stabiilse, on teinud omal õhkssoojuspumbad ja ma ei tea, mis asjad, kõik säästlikud küttelahendused ikka ei jõua ära maksta. Ja see on alles jaanuar. Veebruar, mis on ju ka külm kuu juba olnud, pool kuud on ju läbi juba ja külm kuu olnud ja ega ei ole näha, et kuu lõpp läheks soojemaks. Inimesed saavad oma jaanuari arve, mis kogu nende sissetuleku
ära võtab ja siis tuleb veebruari arve otsa, aga süüa on ju ka vaja. Aga kütust on vaja tööl käia autoga. Ma ei tea. Mis on sul maksustatud veel eraldi? Just, lastel on vaja ju mingisugused koolirahad ära maksta erinevad. Mõni käib veel isegi huvialaringis. Mõni jaksab veel käia huvialaringis, mõni läheb muuseumisse, mõni mingisugune muu asi on. Et ega siis see ei saa niimoodi olla, et kogu su kuu raha läheb ära ühele sinu nii-öelda tavalisele kulule ja siis ülejäänud jääb ära. No sa ei saa ju jätta sööki ära tervest oma elamisest. Nii et see asi ei ole ainult ühekordne šokk meil, mis tuli, vaid see on nagu totaalne vaesumine ja see süveneb. Ei no see on doominoefekt. See on doominoefekt, selle doominoefekti väljendid majanduses laiemalt on ju see, et meie piima tootmise, piima töötlemise lipulaev piim on ju pankrotis. On pankrotis, riik keeldub abistamast, riik keeldub ära ostmast, erinevalt sellest, mida tegime meie koroonakriisi ajal, kui me andsime laenu soodustingimustel, aga selleks, et töö jätkuks ja inimesed saaksid tööd ja ka riik saaks laekuvaid makse. Ja et meil majanduse struktuuris ei toimuks ettevõtluse kokkuvarisemist. See oli kõige tähtsam, et kui kriis läbi saab, siis on ettevõtted hakkavad jälle kasumit teenima ja on võimelised need võlad tagasi maksma. Mis ju juhtuski? Me andsime Tallinkile laenu, me andsime selle samale kurikuulsele Porto Francole laenu, me andsime siin mitmele teisele veel laenu. Tänaseks on kõik tagasi maksnud. Riik teenis sealt veel intressi, aga mis kõige tähtsam, need ettevõtted jätkasid toimimist, jätkasid inimestele palga maksmist, jätkasid maksude maksmist. Ja täna, ja toidutööd tootmine, sellest rääkisite ju Arvo ka eelmises saates, see on nagu strateegiline küsimus. Kas meil on riigis võimekus endale ise toitu toota, kui mingi kriis puhkeb? See lastakse lihtsalt vastu taevast. No ja teine uudis, mis oli ka sel nädalal, on, et Paide juustutööstus läheb pankrotti. Ja kui me siin loeme, siis igasuguseid väiksemaid ettevõtteid, mis koondavad ja panevad uksi kinni ja ütlevad, et enam ei ole võimalik, kõik varud, kõik reservid on ära kulutatud, kõik võimalikud sundpuhkused, palgata puhkused on ära kasutatud, no ei ole võimalik enam, ei ole kauem võimalik ja põhipõhjus, miks ei ole võimalik, on kõrged energiahinnad. See on põhipõhjus. Ja nüüd tuleb rääkida lahendustest, et kui meie olime valitsuses, siis oli elekter isegi alla 3 sendi kilovatist ja Eesti Energia oli veel kasumis, küll tuleb ka öelda, et Eesti Energia tootis tol ajal palju rohkem elektrit kui praegu, ehk siis meil ei olnud sellist tootmisdefitsiiti. Ja teiseks tuleb öelda, et siis veel 5 aastat tagasi ei olnud Eestis ehitatud nii palju tuulikuid ega päikesepaneele. Kui meil Michal või Sutt käib siin puldis, siis nemad räägivad, lahendus kõrgetele hindadele, et tuleb rohkem tuult ehitada. Ja see on ju inimestele näkku irvitamine ja näkku valetamine. Kõrge elektrihind ongi tekkinud sellest, et me oleme usinalt ehitanud tuulikuid ja päikesepaneele. No muud on ka ikkagi CO-kaubandus ja börs. Ja ma tahangi öelda, et esimene, mis tuleb kohe kõrvale lükata. Ei, ühtegi tuulikut juurde ei ole vaja teha, ühtegi päikesepaneeli juurde ei ole vaja teha. Needki, mis olemas on, tuleb tegelikult võrgust välja lülitada, sest need on need, mis ajavad elektri kalliks. Siis tuleb põlevkivi elekter palju suuremas koguses, tuleb põlevkivi elektrit toota. Ja selleks, et see põlevkivi elekter oleks odav, tuleb sealt CO2 välja võtta. Tšehhi on teinud, ju Tšehhis tuli võimule normaalne valitsus ja Tšehhi tegi Euroopa Komisjonile ettepaneku CO2 kaubandus ümber teha ehk lõpetada ära tegelikult on nende eesmärk. Meil on põlevkivi elektri hinna sees CO2 järel. CO2 on kõige suurem hinna osa, see moodustab üle poole põlevkivi elektri hinnast. Nii et kui öeldakse meile, et põlevkivi ei ole turul konkurentsivõimeline, siis pool sellest on tegelikult laest võetud CO2 kulu. See on sisuliselt maks. Nii, aga järgmine komponent selles hinnas on kaevandustasud, keskkonnatasud ja muud riigilõivud ja maksud. Ehk see moodustab järgmise kõige suurema tüki. Ja alles selle järel tulevad siis tööjõukulud ja kõik muud kulud, eks ole. Selles mõttes, et kui me tahaksime elektri hinna odavaks saada, siis CO2 välja,
kaevandustasud välja, või noh, need ressursitasud, kaevandustasud, ressursitasud ja muud sellised maksud, mis seal peal on, neid on palju, ma ei hakka neid siin detailides, aga need on kõik riiklikult kehtestatud. Piisaks, kui valitsus, kui Riigikogu teeb otsus, et me neid ei taha enam. Riigieelarve tulu on sealt väga, ei ole oluline. CO2 tulu on suur, aga... Üks uuemaid makse, mis nüüd on ju seotud ka nende samade tuulikute ja päikeseparkides, on stabiliseerimistasu. Ei oleks mingit stabiliseerimistasu vaja, kui ei oleks elektri kõikumist, mis on tänu tuule ja päikeseparkidele. Ei ole lihtsalt vaja. Ja mida jälle kõigile tuleb öelda on see, et miks meil on võrgutasu nii kõrge. Sellepärast, et võrk on see, kuhu läheb see peamine koormus kogu roheenergiale üle minemisele. Et kui me tuulikuid teeme, päiksepaneele teeme, bioelektrit teeme, siis need destabiliseerivad võrku. Esiteks on vaja võrku juurde ehitada. Ja see on kulu, võrgu kulu, see on investeering. Teiseks on vaja võrku stabiliseerida, see on suur kulu. Kolmandaks on vaja võrku siis ka, ütleme siis, alajaamasid igasugused on vaja juurde ehitada, aga siis on vaja võrku tasakaalustada, seal on igasugused akud ja ma ei tea, mis Paldiski veehoidlad ja asjad ja kõik miljardilised kulud, miljardid. Et kui me ei teeks seda kõike, kui me ei teeks tuulikuid ja päikese, siis ühtegi neist kulust ei oleks. Kõik need vanad suured kõrgepingeliinid, mis meil on, töötaksid nii, nagu nad töötanud on 10 aastaid ja ainult hooldust oleks vaja teha. See keskpingesageduse või liinivõrku on ikka vaja hooldada, aga see ka ei ole mingisugune hiigel suur kulu. Et see nii-öelda võrgutasu ehk võrguarve, mis on ju palju suurem veel kui elektrikulu sinu arve peal. Elekter moodustab kuskil 3% ja 2/3 võrgust. See on ka kõik seotud rohega. Nii et ja börs on veel sinna otsa. Börs on see, mis on ju kõige suurem pettus üldse. Börs on manipuleeritud ja tekitab selle hiigel suured kõikumised ja hiigel suure kulu. Börs on spekulantide, kuidas ma ütlen, spekulantide OÜ. Spekulantide OÜ, ega teistmoodi seda nimetada ei saa. Ja ausalt öeldes, ma soovitaksin inimestel lugeda 80ndate aastate lõpu ja 90ndate aastate alguse ajalehti, kus meil kirjutasid tookord hästi aktiivselt igasugused teadlased. Küll Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, küll Tartu Ülikooli majandusteadlased, küll mingisugused energeetikud, kes praktiliselt tegelesid kogu selle energiamajandusega. Ja kui me tollaste artiklite põhipostulaadi lühidalt kokku võtame, siis see põhipostulaat oli järgmine. Eesti on majanduslikult äärmiselt soodsas konkurentsi sellises konditsioonis, sest meil on oma energeetikabaas. Me toodame ise elektrienergiat, me oleme elektrienergia eksportijad ja see tähendab seda, et meie majanduse vundament, mis on ju energeetika, on meie oma teha, meie oma suunata, meie oma suurendada, meie oma arendada ja me ei sõltu selles suhtes mitte kellestki. Et mis on juhtunud siis iseseisva Eesti ajal, eriti viimase 10 jooksul, on see, et see on kõik allavett lastud. See on kõik allavett lastud ja tulemuseks on see, et meil sureb majandus ja meil tasapisi surevad ka inimesed sõna otseses mõttes. Ja see ei ole juhuslik. Kui me Epsteini asjadeni jõuame, siis ma tahan öelda kõigile, see ei ole juhuslik. Sest et see, kes meid valitseb, on globalistlik eliit ja globalistlik eliit hävitabki rahvusriike ja hävitabki iseseisvaid majandusi ja iseseisvaid, ütleme siis üksusi. Ja see ei ole juhuslik kõik. Nii et, ja kuidas nad seda hävitavad või miks nad seda hävitavad, sellepärast, et kohalik eliit, poliitiline eliit, panganduseliit on värvatud lubadusega neile anda raha ja neid ennast rikastada. Mida me ju näeme? Need, kes on nii-öelda kangi juures, reformierakondliku toiduahela juures, need elavad väga hästi, nendel ei ole midagi häda. Aga ega need, kes praegu siin kügelevad, Isamaa ja Keskerakond ja sotsid, ega need ei muuda midagi. Nii et minul sõnum on kõigil üks, et meie teame täpselt, kuidas teha elektrit odavaks. Meil on ka erinevalt kõigist teistest kindla meelsus ära teha. Meie teeme ära selle. Meie teeme elektri odavaks, aga siis peavad inimesed lõpuks ka saama üle sellest neile pähe taotud loosungist, et ükskõik mis, aga mitte EKRE-t. Enne maksan rohkem, aga mitte EKRE-t. Sest et ärge kahtlustagegi,
maksate veel rohkem kui täna, maksate lisaks automaksudele maamaksud, siis tulevad veel kõrgemad hinnad toiduainetele, sest et oma toidutööstus on ära hävitatud elektrini ja jäätegi maksate, kuni olete surnud. Nii et sellest lollakast loosungist tuleb üle saada. Ja no ma tahan muidugi öelda, et ei jääks inimestel vale muljet sinu jutu järgi nagu meie Michalid ja Tsahknad ja ma ei tea veel, kes siin kõik võimalikud Kallased oleks ka mingisugune rahvusvaheline eliit, kes kamandab. Tegelikult oli üks väga huvitav lugemine mul hiljaaegu, kus üks inimene, kes oli seotud kogu selle globalistliku eliidi ja tema susserdamistega kaasa arvatud sama Epsteini teema, tõmbus sealt eemale ja talle sai selleks punaseks jooneks või selginemise hetkeks see, kui ta tõmmati kaasa satanistlikele riitustele ja öeldi, et aga nüüd on, kui sa tahad tõeliselt meie hulka kuuluda, siis sa pead osalema oma kätega laste ohverdamises. Ja ta loobus ja ta ütles, et aga tegelikult see seltskond on planetaarselt, globaalselt väga väike, on kuskil 8,5 inimest. Ja need meie Michalid, Tsahknad, Kallased ei kuulu sinna. Nemad on nagu majaneegrid. Nojah, aga Taavi Rõivas käis Epsteiniga läbi, nii et selles mõttes, et nad tiirlevad sellel orbiidil igal juhul. Ei, no nemad tiirlevad seal, et saada see mulje, nagu nad kuuluksid sinna. Tegelikult on nad jooksupoisid. Kes peavad seda musta tööd tegema ja kellele antakse võimalus siin varastada korruptiivselt, kantida ümber enda huvides, oma sõprade huvides, oma rahastajate huvides riigi raha. Aga tegelikult on nad selle tohutult kõrgel ja tohutud triljoneid kamandava kamba kõrval on nad majaneegrid. Raadiosaade Räägime asjast. Vahetame teemat, meie järgmine teema on surrogaatemaduse teema. Meil oli kolmapäeval Riigikogus EKRE toodud eelnõu, Anti Poolamets tutvustas seda ja surrogaatemaduse kohta on levivad erinevad niisugused nunnu müüdid, et et mis ta siis nüüd ära ei ole, et keegi, kellel ei ole võimalik lapsi saada, temal aidatakse siis laps saada, et õnnetud inimesed ja neid on ju ikka vaja, me oleme kaastundlikud, tegelikult on surrogaatemadus äärmiselt võigas asi, et alustame sellest, et see on moodsa aja orjapidamine. Jätkame sellest, et see on tegelikult inimkaubandus nii selles osas, et nende naistega, need naised on orjad ja neid kaubeldakse, aga veel hirmsam nende naiste lapsi siis ostetakse ja müüakse. Tihtilugu need emad ise, nende laste bioloogilised emad ei saa sellest peaaegu mingit kasu või kui siis mingi näpu otsaga, mingisugused vaesed ja keerulises olukorras olevad inimesed, kellele sisuliselt pannakse nad lihtsamalt öeldes vangis hoitakse või hoitakse neid kinni või hoitakse neid olukorras, nagu prostitutsiooniga, eks ole, hoitakse neid olukorras, kus neil kuhugi minna ei ole, midagi teha ei ole. Ja tihtilugu on need naised ka sellised, kellel ühe lapse sünnitavad ära, see võetakse ära, see müüakse siis kuskile lääne inimestele, väga levinud on, et lääne homodele ja on ka levinud, et müüakse pedofiilidele need lapsed. Ja need lapsed mitte kunagi oma bioloogilisi vanemaid ei näe. Need lapsed mitte kunagi ei saa tunda päris ema armastust. See kõik on sellisel nii-öelda argitasandil või päris olukordades, see on kohutavalt õõvastav. Loomulikult sinna juurde käib veel ka tavapäraselt, kui me nüüd kujutame ette feministide ja vasakpoolsete juttu, sellist ilusat jutukest, kuidas aitame inimestel ikkagi luua peret, siis tegelikult need on tavaliselt meditsiiniliselt äärmiselt sellistes primitiivsetes tingimustes. Anti tõi meile näidet vist Ukrainast, kus üks naine oli juba 4. korda sisuliselt viljastatud surrogaat emaks, nii kui ta sünnitas, siis tal tehti eriti robustne keisrilõige, võeti see laps sealt välja ja kohe laps läks kaubaks. Et see on surrogaatemadus. Eestis, just selle pärast, millest ma just räägin, on surrogaatemadus keelatud. See on kriminaalkaristatud. Seda ei tohi teha, see on keelatud. Aga Eesti seaduses on auk sees, nii nagu kavalpead ikka on teinud, et kui sa siis selle lapse ostu teed kusagil teises riigis, seal teises riigis, kus see ei ole keelatud, saad ka ametlikult selle lapse nii-öelda lapsendatud. Siis Eestisse tulles
see laps ongi sinu oma. Ja Anti tõi näidet siin nendest pilleritest, kes meil siin isadepäeva eetris olid, kui nad nii-öelda 2 isa oma lapsi näitasid, need on surrogaatlapsed, eks ole, kes keegi teine naine on need lapsed ära kandnud ja siis on nad nii-öelda pilleritele andnud, nad on Ameerikas on nad siis lapsendatud, vormistatud ja siis nad nüüd on siis nii-öelda Eestis päris lapsed. Nende juriidiliselt nende lapsed. Et kui meile räägitakse ju jälle liberaalid undavad meile kogu aeg euroopalikest väärtustest ja kas me tahame olla ida või lääs ja kas me tahame olla ikkagi progressiivsed riigid või mitte. Norra, Saksamaa, Šveits, terve hulk teisi Euroopa riike on surrogaatemaduse samuti nagu Eesti keelustanud, aga on keelustanud ka piiriülese, näiteks Itaalia, piiriülese surrogaatkaubanduse. Et meie tahaksime olla ka, selles küsimuses võiks nagu olla euroopalik, aga kes siis ei ole keelustanud, kus see äri käib massiliselt, Ukraina, Valgevene, Venemaa, Gruusia, kaugemad Aasia riigid, seal on täielik metsik ida. Ja mis sai selgeks, need samad reformierakondlased ja need samad siis sotsid ja need samad Eesti 200-lased, kes meil siin kriiskasid, kuidas EKRE tahab teha naistest sünnitusmasinad ja pane münt sisse ja laps tuleb ja teie arvates on naised nagu lehmad 2 jalaga poegimisaparaadid. Et siis, kui me rääkisime laste toetustest, siis, kui me rääkisime traditsioonilise perekonna kaitsmisest, siis tuli selline jutt, eks ole. Kuidas sünnitusmasinateks tahavad konservatiivid teha, mis on jälk, hüsteeriline räuskamine ja vale. Aga nüüd kõigile neile meeldis, kui naistest tehakse sünnitusmasinad. Kõik liberaalid, reformierakondlased, sotsid, Eesti 200, kõik toetavad seda, et surrogaatemaduse businessid saab pidada, naistest tehakse sünnitusmasinad, paned mündi sisse ja laps tuleb, last on võimalik müüa, vahetada, emasid on võimalik orjuses hoida, sundida, nii kui üks rasedus lõpeb järgmisele. See kõik neile sobib, see on sallivus, see on kaasatundmine, hoolivus, vot see, et jälk Siin tullakse muidugi ikka ja alati ka sellega, et Euroopa on demograafilises kriisis, Euroopa peabki vaatama erinevaid võimalusi demograafilisest kriisist üle saamiseks. 3. maailmas sünnitatakse lapsi, keda ei suudeta ülal pidada ja üles kasvatada ja keda siis ka samuti lapsest põlvest saadik juba rakendatakse sisuliselt lapsorjadena ja tüdrukud saatuvad juba teismelistena prostituutideks ja vaat selline jura hakkab pihta. Me ei taha keegi siin väita, et maailm on paradiis ja siin on kõikides riikides, ükskõik missuguse maailma nurga sa võtad, asjad ideaalselt korras nii naiste kui laste seisukohast. Ei ole nad korras Eestis, ei ole nad korras Tais, ei ole nad korras Ameerika Ühendriikides, ei ole nad korras Saksamaal. Sellist paradiisi nurgakest ei ole planeedil maa. Aga nemad tahavad seda praktikat, lapsorjade praktikat ju Eestisse siis tuua. Seda ma tahtsingi öelda, aga see ei tähenda seda, et te kiidate heaks selle, et on terve hulk, ükskõik mis erinevatel põhjustel nad sellesse olukorda on sattunud vaesuse tõttu, vägivalla tõttu, orjastamise tõttu, aga et on tuhandeid, kümneid tuhandeid, võib-olla 100 000, võib-olla miljoneid kogu maailma peale naisi, kes on sunnitud sünnitama lapsi, kelledele nad ei saa olla emad ja lapsi, kelledel ei saa kunagi olema päris ema, eriti kui nad parseldatakse maha mingitele homodele, mingitele pedofiilidele, mingitele lapsorjapidajatele, mingisugustele Epsteinidele, et see on see maailma reaalne praktika, mis tõttu peaks olema see surrogaatemadus tegelikult üle maailma keelatud. Ja ma tulen tagasi selle retoorika juurde, mis meil oli, eks ole, et siin liberaalide selline jälk räuskav retoorika, kuidas meie arvates naised peavad olema nagu lehmad, aga meie tõesti ei arva nii, aga see, mida tehakse nende surrogaatemadega on ju kunstviljastamine. See on ju kunstviljastamine, see on kunstseemendamine, see on naiste kohtlemine karjaloomana. Et see on, ja jälle me näeme seda, kui võlts, kui kahepalgeline, kui valelik on vasakpoolne. Et kui meil oli Istanbuli konventsioon siin mõni nädal tagasi, siis milline röökimine käis, kuidas me ei hooli naistest ja me ei hooli naiste vastasest vägivallast ja nemad on need, kes kaitsevad naisi vägivalla vastu. Enam õudsemat vägivalda, ei füüsiline ja vaimne vägivald, enam õudsemat ei ole kui see, mida tehakse surrogaatemaduse businessiga. Ja kes siis hoolib?
konservatiivid hoolivad naistest, hoolivad lastest. Kes siis on see, kes sellele kõigele heakskiidu annab? Loomulikult sotsid, Eesti 200, Reformierakond. Aga jälle kahjuks peab ka tõdema seda, et meie nii-öelda pehmed konservatiivid või avatud konservatiivid või kuda igames me neid nimetame, peavoolu konservatiivid, ega need ka toru ei tõstnud. Isamaast oli üks saadik saalis ja hääletas koos meiega, aga ülejäänud Isamaa oli kadunud ja ega Reformierakond või Keskerakond ei tõstnud üldse toru. Keskerakond ei ole ka konservatiivne erakond, ehkki seda püütakse siin konservatiivse sildiga kuidagi õilistada. On tegemist ikkagi põhimõtteliselt täiesti vasakpopulistliku erakonnaga. Kes peamiselt saab hääled venelastest. Kes põhimõtteliselt on jälle valmis kartuleid ja küttepuid jagama ja kes kujutab ette, et nii nagu sotsidki muide, et riik peab kõike kompenseerima. Eks-peaminister Jüri Ratas ka ju juba võttis sisse populistliku poosi, kuidas riik peab vaestele inimestele kõrged elektrihinnad kompenseerima. Tore, eks ole. Tule siis peaministriks ja kompenseeri. Et ei ole siin mingisugust tegelikult ei pea, riik peab elektri odavaks tegema. Täpselt nii, küsimus ei ole ju selles, et ajame asjad kalliks ja siis hakkame kompenseerima, vaid küsimus on selles, et viime ikkagi sisendhinnad alla, et ei ole vaja midagi kompenseerida. Loogika on ikkagi täpselt vastupidine. Ja tegelikult selle surrogaatemadusega on ka. Küsimus ei ole mitte selles, et meile tuuakse siin mingisugune staar homopaar ja luuakse tohutu nunnud pildid, kuidas Eestis on ometi üks pere, jutumärkides pere, kus lastest hoolitakse, sest ega konservatiivid ei hooli ju ei mehed naistest ega lastest, ega sina oma lapsi pole ju kasvatanud ja oma naisest sa ka absoluutselt ei hooli ja meil seal Riigikogu saalis on näha, kui Monika minu kõrval on, kuidas ma teda kogu aeg sõiman ja rusika ja mikrofoni vahel mul seal on, et see on täiesti haige, see on täiesti haige, kui mingisugused reilirannad ja Tanel Kiiget kukuvad sel teemal tuututama. Ausalt öeldes, põhiline on valelikkus, seda minu meelest Anti jo puldis mitu korda. See on valelik, nende retoorika on valelik, kahepalgeline. Neid tegelikult ju ei huvita, ei naised, ei lapsed, ei need orjad kusagil Aafrikas või Aasias või kuskil mujal, neid tegelikult ei huvita. Neid huvitab see, et nad saavad teeselda avalikkusele hoolivust ja selle hoolivuse najalt korjata hääli. See on võim, mis neid huvitab, see on võim. Ja selle võimu nimel on nad valmis valetama ükskõik kellele, ükskõik mida. Ja kõige suurem vale, mis neil alati on see, et neile läheb korda miski. Neile läheb mitte miski korda peale võimu. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Telefonile võtsime Sven Sildniku ehk Kivisildniku. Sven, kas sa kuuled meid? Jaa, ma kuulen. Ja meie plaan on nüüd rääkida veidi põhjalikumalt Epsteini toimikutest, sest Epsteini toimikud on hiigelsuur materjal, mida meie peavoolumeedia esitleb meile vähe ja siiski, kui ta esitleb meile valelikult. Aga seal materjali on palju ja mina tahaksin sissejuhatuseks öelda niimoodi, et ma tunnistan ausalt, ma olen vähe lugenud neid dokumente, need on avalikult kättesaadavad, et kellel soovi on, et saab minna Ameerika justiitsministeeriumi koduleheküljele, kus on olemas täitsa link ja kõik seal, aga seal on miljoneid dokumente. Ja sealt siis neid asju lugeda, aga ega sellise infomaterjali läbi töötamine, selles mõttes suvaline inimene läheb sinna midagi lugema, aga ta pruugi asjast aru saadagi. Mida need dokumendid siiski muidugi, kui me hakkame seda asja kuidagi raamistama, minu meelest siin võiks paar sellist märkimisväärset asja kohe sissejuhatuseks kehtima panna minu meelest. Esimene asi, kui meil oli juttu siin kunagi Pariisi olümpiamängude algusest, siis ma sedastasin asja niimoodi, et meid valitsevad globalistid ja globalistid on satanistid. Ja kui sa Epsteini toimikuid loed, siis kõik vandenõuteooriad peale selle, et maakera on lame, saavad kinnitust. Kõik vandenõuteooriad. Alates sellest, et Hollywoodi all olid betoonkoopad, kus tegeleti inimohverduste ja verejoomise ja laste vägistamisega ja jätkates sellega, kuidas kõik olulisemad majandusjuhid, poliitilised juhid, ajakirjanikud, akadeemikud
noh, kuhu tahad ainult vaadata, kõrgemad sõjaväelased on ühes väikses globaalses klubis ja see globaalne klubi nii-öelda ostab inimesi ülesse tohutu rahaga, tõmbab nad sisse võigastesse, perverssustesse ja võigastesse rituaalidesse ja siis šantažeerib neid ja selle šantažeerimise kaudu juhib protsesse maailmas, et see ei ole kõik vandenõuteooria, see ongi päriselt nii, see tuleb sealt dokumentidest välja ja see, noh, ütleme selles mõttes seal on koodsõnasid ka, et koodsõnade puhul, noh, näiteks kui räägitakse pitsa ostmisest, siis see tähendab, ütleme siis laste vägistamist või alaealiste laste seksuaalset ära kasutamist. Kui räägitakse beef jerkist, noh, mis on siis, no ma ei tea, vinnutatud liha või mis see tavad, siis tegelikult räägitakse inimliha söömisest. Ja beef jerkit on seal sadu ja sadu kordi, kui noh, seal on mingid koodsõnad inimeste tapmisele, mida siis Epstein ise on kas teinud või palunud teha või on sellega seotud olnud. Neid on ka kümneid ja kümneid erinevaid mõrvasid, mida nendes dokumentides on siis kajastatud. Siin on ka, ütleme siis, ma lugesin ühte Prantsuse sellist uurivat ajakirjanikku, kes tegi nagu kokkuvõtte, et kes seal Epsteini dokumentides on ja kõige suurem mass on pangandus. Kõige rohkem on erinevate suurte pankade ja finantsasutuste siis kõrged töötajad, omanikud, juhid Epsteiniga seotud olnud. Järgmine oli siis suur tööstus või noh, ütleme laiemalt üldse siis tööstus, noh näiteks nagu Bill Gates, eks ole. Ja siis tuli meelelahutustööstus ja poliitikuid oli tegelikult vähem. See moodustas seal, ma ei tea, mingisugune alla 20% kogu sellest tema kirjavahetuse mahust. Noh, see ei ole võib-olla kõige parem mõõdupuu, et palju see kirjavahetuse mahtu on. Ja siis kolmandal kohal olid siis nii-öelda erinevad, noh, ütleme siis suhetealased asjad, et kes kellegi tüdrukud kust saab. Et noh, selles mõttes see on see dokumentatsiooni selline raamistus. Ja nüüd poliitikuid on seal kõikidest riikidest, noh meiegi Taavi Rõivas on seal sees ja ma ei ole näinud Eestis uurivat ajakirjandust, kes oleks uurinud, kes veel Eestist seal sees on. Aga noh, näiteks Norras poliitiline ladvik on seal sees, Suurbritannias poliitiline ladvik on seal sees. Terve hulk riike veel, Euroopas, eks ole, Tšehhid, Lätid, aga Ameerikas ka. Ja nüüd, mis puudutab Ameerikat, siis nii vabariiklasi kui demokraate, aga 90% on demokraadid. Vähemalt praegused, noh, ütleme, noh, siis need andmest, mis kogu aeg juurde tuleb, seda tuleb ka öelda, mis kogu aeg juurde tuleb, et 90% on demokraadid, nii Bill Clinton kui Obamad, kui siis Bidenid, kui Bidenite valitsusliikmed, Obamade valitsusliikmed, siis Harvardi rektorid, noh, kõik on demokraadid, kõik on vasakpoolsed. Ja no muidugi Hollywood on eriti jõudne. Hollywood on massiline. See, mida Mel Gibson on meile üritanud rääkida või see, mida muide Michael Jacksoni osas on tulnud välja, siis see, mida noh, et kogu see info oli tagurpidine, et kui Michael Jacksonile siis see nii-öelda peavoolumeedia ja Hollywood noh, ehitas narratiivi ja vihjas kogu aeg, et Michael Jackson oma Neverlandiga oli siis kahtlane pedofiil, kes sinna lapsi meelitas, tegelikult Epsteini dokumentidest tuleb välja, et Michael Jackson tegi Neverlandi Epsteini siis ütleme selle globaalse pedofiilse maffia laste päästmiseks selle maffia käest. Ja näiteks Macaulay Culkin ütles nüüd, kes eks ole üksinda kodus staar oli, keda Epstein üritas sinna saarele viia ja keda siis Jackson viimasel hetkel päästis sealt lennukist ära ja hoidis teda peidus oma Neverlandis. Ehk siis noh, see on pööranud selle, noh, kogu selle loo tagurpidi, mida meile on siin mitukümmend aastat räägitud. Aga sina, Sven, oled ka neid, noh, sina armastad ka mööda rebaseurge ja jäneseurge käia ja vaadata, kuhu siis vandenõuteooriad meid viivad, et võib-olla sa laiendad või avad mulle ka, mis sulle siis silma on jäänud või kuidas sina seda asja näed? No võib-olla tuleks selle juurde, et need asjad ikkagi on väga tõsised selles mõttes, et väga mitmes riigis on nüüd ju alustatud uurimisi. Meile lähedal Lätis ja Leedus samamoodi. Sest Epsteini üks käsilasi, kes otsustas vanglas surra, keegi Jean-Luc Brunel, kui ma ei mäletan nime õigesti, siis tema käis seal noori naiskodanikele antimas seal modelli üritustel, kuna ta ise oli siis nii nimetatud modelli ärimees.
ja samasugune uurimine on alustatud Poolas, nii et Läti, Leedu, Poola, seal küll ei, erinevalt Inglismaalt ja Prantsusmaalt ei arutata siis poliitikute ja kuningakodade, siukeste väljapaistvate isikute kuritegusid, vaid seal nagu siis üritatakse selgusele jõuda, mis nende tüdrukutega siis on saanud ja mis on tehtud, et kui keegi arvab, et see on mingisugune nalja asi, et lihtsalt mingisugused nimed seal on ja midagi tegelikult ei toimu, et ikkagi neid uurimisi on ju praegu päris palju. Norras on muidugi väga, norrakad on uurimise all nii Norras kui mujal. Ka maailma majandusfoorum endise juhiga ühe norraka asjus nagu alustanud uurimist. Paljud need uurimised muidugi ei ole pedofiilia ega kannibalismi teemalised, et seal püütakse nagu jätta muljet, kindlasti see mulje on ka õige, aga see ei ole kogu mulje, et tegemist on mingi spionaažilaadse ja majanduskuritegud ja korruptsiooniga. Et ilmselt see on nagu üks viis seda asja veidi pehmendada, et olgu siis parem spioon ja korruptant kui kannibal ja jube pervert. Ma tahtsin see asi on... taustaks veel, et sa ütlesid ka, et see on tõsine, et mis on dokumentidest välja tulnud, et ma võin nüüd sassi ajada, kas see oli 5000 gallonit või see oli 5000 tonni või see 5000 liitrit, ma ei tea, aga Epstein sai vihje FBI-lt, et tullakse läbiotsimise tegema ja ta tellis 5000, ütleme siis tonni või gallonit või liitrit, 5000 väävelhapet, et nii-öelda, mis sööb ära laibad kuni hammasteni. Ehk siis ta puhastas kogu ja Inglismaalt on tulnud uudiseid ja ma ütlen, neid uudiseid on palju ja neid tuleb alati teatava sellise üle kontrollida. Aga et kuninglike valduste pealt on leitud siis inimluid, muuhulgas laste skeletone, et see, mis seal on toimunud, on olnud ikkagi, ja see on aastakümneid toimunud, et see on ikka kohutavalt võigas olnud. Inimesed tõesti kõigepealt vägistasid väikseid lapsi ja seal me räägime 3-4 aastastest või isegi alla aastastest. Mina ei suuda neid dokumente sellepärast lugeda, et mina ei taha enda fantaasiasse või peasse selliseid pilte saada, kus ma ei tea, alla aastast last grupi vägistatakse. Ma ei kujuta ette, mis inimesed, mis loomad need on, mismoodi see üldse võimalik on, aga seal oli ka siis 10-aastaseid, 12-aastaseid, seal oli igasuguseid. Ja siis selle järel lasti neilt elusest peast veri välja ja siis kõik jõid seda verd. Ja need on need, mis sealt dokumentatsioonist välja tuleb Epstein. See on see, millega on seotud, eks ole, Obamad, Bidenid, Bill Clinton, Hillary Clinton ja selle asemel meil räägitakse, kuidas Trumpi mainitakse palju seal. Trumpi mainitakse palju, et kogu peavoolumeedia, see narratiiv, mida meile siin esitletakse, on see, et Trumpi on ka nendes dokumentides sees ja see on niisugune alatu valetamine, sest Trumpi mainitakse. Trumpi mainitakse seal väga palju erinevates kontekstides, peamine ütleme siis maht on see, kuidas Epstein ja erinevad demokraadid, kõrged demokraadid, näiteks demokraatide senati siis fraktsiooni juht Mitchell vist, kui ma õigesti nüüd praegu suudan, et Mitchell, demokraatide siis ülemkoja demokraatlik juht oli ka seotud, eks ole. Ja nemad siis omavahel arutavad ja Epsteiniga arutavad, kuidas Trumpile ära teha. Et seal on nagu kirju, kus Epstein on suunanud mingisuguse oma käsilase Trumpi meelitama, tüdrukutega kokku saama ja see kurdab kogu aeg, kuidas ei õnnestu Trumpi ära meelitada, et mis teha. Siis on kirju, kus nad arutavad, kuidas Trumpile erinevaid mingisuguseid skandaale kaela veeretada. Ja siis on ka kiri, millest uutes uudistes oli, mu meelest Eesti peavoolumeedias ei ole olnud, kuidas Trump juba 2006. aastal pöördus Florida politsei poole ja ütles, et Epstein on eriti õudne inimene, Giselle Maxwell on kohutav naine ja et võtke midagi ette, ma olen valmis teid aitama, tunnistama, et viskas Epstein tuli sinna loivama tema sinna Mar-a-Lago sellesse golfiklubisse ja viskas ta sealt kohe välja, sest et naistöötajad tegid kaebused ta peale. Trump, tuletame meelde, oli see, kelle ajal üldse see Epsteini kaasus nii-öelda liikuma läks, sest et nagu me dokumentidest ka teada saame, aastakümneid oli FBI-l materjal olemas,
ja nad ei teinud midagi. Vastupidi, kui siis lõpuks sunniti neid minema Epsteini juurde läbiotsimisi tegema, siis nad koputasid ette või andsid ette infot Epsteinile, et me nüüd tuleme aastakümneid. Ja see on üks osa ka sellest Epsteini dokumentidest, kui palju kõrgemaid ametnikke, no võt sa ka siin rääkisid Prantsusmaad ja Lätid ja asjad, kõrgemad ametnikud, mitte isegi poliitikud, vaid kõrgemad ametnikud olid Epsteini nii-öelda ringis sees. Ja kui sa seda kõike vaatad, siis sa saad aru, et mitte Epstein ei teeninud süvariiki, vaid süvariik teenis Epsteini erinevates riikides. Süvariik teenis, ja no siin palju räägitud, Epstein oli juudi Mossadi agent, tegi koostööd Mossadiga ka, oli küll täpselt nii, tegi Ehud Barak on endine Iisraeli peaminister, on üks tema usinamaid kliente olnud, või suhtlesid ülitihedalt, eks ole. Aga mida seal ei ole, on see, et kuidagi Trump on ka temaga seotud. Vastupidi, Trump on liikunud süstemaatiliselt sellel teel, et need paberid avalikuks saaksid ja tal on igal sammul vastu ju töötatud. Ja kes töötavad vastu? FBI töötab vastu, Ameerika justiitsministeerium töötab vastu, just ametnikud. Töötab vastu luure erinevad organisatsioonid ja loomulikult Ameerika meedia ja loomulikult demokraadid töötavad vastu. Ja selles olukorras samm-sammult minnes on ta ikkagi selle kõik paljastanud. Ja nüüd on lihtne küsimus kõigile neile, kes ütlevad, ei Trump, praegu veel ei ole kõiki pabereid avaldatud, küll see välja tuleb. Kui FBI-l olid paberid olemas, olid materjalid olemas aastakümneid, kas me keegi päriselt usume, et 2015-16 aastal, kui Trumpi üritati rajalt maha võtta, nad ei oleks letti löönud neid pabereid või nad lekitasid sealt pidevalt asju. Kas me kõik usume, et 2020. aastal oleks olnud Trumpi valimiste, tagasivalimise takistamiseks, tehti massiline valimispettus, et kas neil seda oleks vaja olnud, kui neil oleks Trumpi kohta olnud Epsteiniga võimalik materjali välja paisata. Kas teda oleks 2024. aastal pidanud 2 korda üritama maha lasta süvariigi poolt? Kui neil oleks olnud Epsteini materjalid, Epsteini sidumise materjalid Trumpi vastu, see kõik on ju jabur. Et see, mis meil praegu toimub, näitab seda, et Trump lõhub süvariiki ja lõhub seda nii-öelda globaalset pedofiilset mafiat, mis on aastakümneid tegelikult juhtinud praktiliselt kõiki riike, nii Ameerikast alates ja Eestiga lõpetades. Aga seal on üks moment veel ja kui ma siin eelmises lõigus rääkisin sellest ühest ärahüppanust, kes ei olnud nõus lapse ohverdamisel osalema ja lasi jalga kogu sellest seltskonnast, katkestas üldse, siis see mees ütles, et üks, millega tema isiklikult tegeles seal, talle öeldi algul kohe, et kui sa tuled meiega, siis arvesta, et süda läheb sügav külma. Et mingit südametunnistust enam ei ole. Et globaalne rahapesu. Just. Ja mõtleme nüüd rahapesu peale Eesti pankades või Eestis tegutsevates pankades. Globaalne rahapesu. Ja nüüd on ju tuldud välja siis nii-öelda viimase kaitseliiniga. No see on tüüpiline Briti MI6 vastuluure. FSB ja KGB pakkusid Epsteinile aastakümneid kaitset ja katet. Ühesõnaga, kõiges on süüdi jälle venelased. Ehkki venelased ei ole sellesse, päris puhtad ei ole, aga kaugeltki mitte nii suurel määral seotud, kui on need samad lääne oma eliidid. No mida sealt palju välja tuleb, on ikka see, kui võikad, kohutal, verised, perverssed, vägivaldsed on Araabia šeigid. Et kuna Epstein oli, eks ole, Mossadiga, Lähis-Idas oli usin, väga tihedalt sidus. Kõik need Araabia šeigid, seal on Saudi Araabia valitsus, see nii-öelda kuningakoda on seal otsa jälle sees, eks ole. Et see, mismoodi neile meeldis piinata ja alandada ja perverssel moel inimesi piinata, see need Araabia šeigid, see on seal, see on eraldi kategooria õudusest. Ja siin on nagu ka, mis sealt dokumendist välja tuleb, et kes vastu hakkas, kes ohtlikuks muutus, see löödi maha. Ega Epstein ise ju löödi ka maha, kuule, kas keegi usub, et Epstein ise poos ennast üles niimoodi, et kõik kaamerad olid kogemata välja lülitunud ise seal ja Epsteini vastu tunnistusi andnud inimesed, näiteks see üks läks Austraaliasse pakku ja andis seal tunnitusi üks Jufre nimeline naine. Ja keegi ei uskunud, sest kogu meedia
ju käitus samamoodi nagu meil Marko Mihkelsoni piltide puhul. See on alatu nende inimeste vastu neid nüüd niimoodi panna sellesse olukorda, et ärme räägi sellest, keegi ei uskunud. Kui ma nägin ühte videoklippi, kus 21. aastal vist oli Mexico City's oli üks noor modell ja seal oli lausa see nii-öelda Epsteini organisatsiooni suur avalik üritus oli suures kallis hotellis ja siis see üks noor naisterahvas modell jooksis hotellist veel täiesti hüsteerias, ütles, kas te saate aru, nad söövad seal lapsi, võtke midagi ette, nad söövad seal lapsi. No siis tuli politsei korjast ära, ütles, et ta on hüsteerias ja pärast seda on ta kadunud. Rohkem seda naist nähtud ei ole. Ehk siis neil ei olnud mingit küsimust tappa inimesi, kes kuidagigi ohtlikuks said, aga peamine mehaanika ikkagi on see, et nad lubasid inimestele kiiresti ja palju rikkaks saada. Ja see kiiresti, sellepärast nad suhtlesid, see pangandus oli nende jaoks ja rahapesu oli nende jaoks see suur mehhanism. Ja siin see on see, kuidas Hollywood töötas, et inimestel lubad, sa saad kiiresti rikkaks, sa saad kiiresti kuulsaks. Ja kui sa mõtled näiteks selle Norra kuningakoja peale, et see oli ju nii-öelda mitte sinivereline, vaid lihtne inimene, kes võeti kuningakotta sisse ja siis tema varasemast abielust või oli see vallaslaps, see poeg, kes on siis praegu vägistamiste eest on kohtu all, et küsimus oli sees, et näe, mis neil inimestel viga on, et näe, võeti kuningakotta sisse ja siis hakkasid vägistama. Aga tegelikult on vastupidi, nad kõigepealt andsid oma sõrme saatanale ja siis said kuningakotta sisse. Ja see on Hollywoodiga samamoodi. Ja üks asi, mis sealt ka nagu tuleb välja ühesõnaga, et sa peadki ohverdama oma hinge, see on rituaali osa, peadki ohverdama saatanale. Ja Hollywoodis see nii-öelda kuulutus on see, kui sa paned käega ühe silma kinni. Kui sa kuskil teed pildi, paned ühe käega näitad, et sinul silm on kinni, siis sellega sa näitad, et sa oled ohverdanud oma hinge või lubanud oma hinge saatanale, et see on seal kõik selle rituaali osa. Ja siis saad kuulsaks ja siis saad rikkaks. Siis, kui sa oled selle ära lubanud, kui sa oled nii-öelda rituaalidel osalenud, siis saad kuulsaks, siis saad rikkaks. Ja et see ei käi seda pidi, et ma kõigepealt sain kuulsaks ja rikkaks ja siis muutusin perverdiks, et siis läksid lolliks peast. See käis tagurpidi. Võib-olla siin mõnda asja tuleb seletada. Ma arvan, et enamus inimesi lihtsalt nende mõistust keeldub uskumas seda, mida me siin räägime. Et ei saa olla, lihtsalt ei saa olla, sellist asja ei ole. Sest ka seal paberitest ju käib korduvalt läbi, et tehti, inimesed kaebasid, keegi oli pääsenud, rääkis politseile, luurele, selline asi, korraldavad satanistlikke riitusi, joovad verd, teevad seal ma ei tea mida kõike. Ei hakatudki uurima, lihtsalt hulluke räägib mingit sonib, eks ole, sellist asja ei saa olla. Aga kõige kohutavam on, et need asjad ikkagi on olemas. Ja seal võib-olla on mõnda nüanssi, kui meil aega on veel seletada, et näiteks miks see verejoomine siis on, et kas see on lihtsalt selline kummalise kultuse komme või on see midagi enamat, et ei ole ise seal käinud ja joonud. Aga vandenõuteoreetikud ju räägivad juba ammust ilma adrenokroomist. See on siis selline aine, adrenaliini laadne, aga väga nagu tugev adrenaliin, mis siis tekib inimesel sellises surmaeelses olukorras. Ütleme, kui võtta laps kinnitada, siis seal vägistada, piinata, teisi lapsi tema nähes tappa, et siis tema veres tekib see adrenokroom, selline ellujäämisressurss siis kriisiolukorras. Ja seda verd juues, mis on siis selline nagu ülikange narkootikum, mis siis ajab nad täiesti pöördesse, ja siis need orgiad, mis järgnevad, on kujuteldamatud. Et seal on ka selline, ütleme, keemiline komponent. Et see ei ole lihtsalt komme. Mina muidugi, ja siin on kindlasti on ka keemiline komponent, selles ma ka ei kahtle, aga mina ikkagi kõige rohkem ma ütlen, et siin on metafüüsiline komponent. Et meie Eestis kindel see, et nad usuvad teemoneid või jumal teab, kes need seal on, täiesti kindlasti peavad nendest rituaalidest nagu väga täpselt kinni, kardavad neid koletisi, keda nad seal kummardavad. Nende jaoks on see reaalne jõud, mis annab neile reaalseid tulemusi, reaalset edu, kuulsust, raha, kõike seda. See võib tunduda väga kummaline. Aga ei, see tundub kummaline ainult tänu sellele, et lääs on muutunud jumalatuks. Võtta, kui senikaua, kuni inimesed uskusid jumalat läänes, oli ka ju selge, et on olemas saatan, et on olemas kurat, et on olemas teemonid. Aga kui sa jumalat enam ei usu, siis kuule, kes neid muinasjutte usub? Te käite jõuluajal kirikus, kummardate seal muinasjutte. Aga on olemas teine seltskond, teine pool, kes mitte ainult ei usu, vaid pühendunult teenib jumala vastandit. Ja
nagu me näeme, valitsevad maailma. Nagu me näeme, kontrollivad pangandust, kontrollivad, sealt ju tuleb, see kogu see koroona asi jookseb sealt ju väga-väga rasvase joonena läbi. Kogu see massiline süstimine ja selle pealt raha teenimine ja kogu see nii-öelda inimkonna allutamine, see ütlege meil see Microsofti pealiku nimi, nüüd mul on ajukramp. Härra Gates. Jah, härra Gates just, ja et see jookseb sealt ilusti läbi, eks ole. AI arendajad osad jooksevad sealt läbi. Ja me oleme palju näinud lugusid sellest, kuidas osad AI programmid on, eks ole, deemonlikud, et kui sa palud neil midagi joonistada, siis nad sinna pildi sisse panevad sellised nii-öelda okultistlikke või satanistlikke sümboleid näiteks. Me lasime ükskord omal siin uutes uudistes, lasime AI-l teha jõulupildi, jõulukuuse peale oli pandud siis tagurpidi pentagramm AI poolt, eks. Korraks segan vahele, see tagurpidi pentagramm oli meil just äsja taliolümpia avatseremoonial ilusasti näha. Ja, et nad näitavad neid sümboleid meile välja. Nad näitavad neid sümboleid meile välja, sest et see on ka üks osa nende sellest nii-öelda rituaalist, et nad peavad kuulutama, et nad on andnud ennast kurjuse jõudude koosseisu ja see, ma olen suga nõus. Keskmine inimene vaatab seda praegu, ütleb, et nüüd on nagu see saade siin täitsa rappa läinud omadega, millest te räägite, et täiesti hullud vandenõulased. Aga selles see traagika ongi, et vandenõulastel oli õigus. Vandenõulased rääkisid meile ammu juba sellest, et mingisugune väike globaalne eliit on, mis kõike kontrollib rahaga, kontrollib vägivallaga ja teevad perversusi. Ja inimesed ei taha uskuda. Kuule, jätke järgi. Ja nüüd on dokumentatsioon, tuleb järjest kõige õudsamad asjad, millest me oleme rääkinud, on kinnitatud. Ja seal... Ütleme, et tegelikult see ei ole päris esimene juhtum, kus taolised asjad välja tulevad. Neid on ka varem olnud sarnane organisatsioon oli tõenäoliselt Kanada põhine, kus oli üks Nexiumi nimeline organisatsioon, mida juhtis keegi maailma kõige kõrgema väidetavalt IQ-ga tegelane, midagi prantsuspärase nimega, ma isegi suuda praegu meenutada, kus siis need Seagrammi pärijad, mingid noored naisterahvad annetasid siis sellele väga sarnase ülesehitusega organisatsioonile sadu miljoneid ja neid peaks olema siis kuulu järgi ju veel 50, üksi Ameerikas. Selliseid samasuguseid korruptsioonikette, kus siis inimesed raske veresüüga koormatakse, enne kui nad üldse võtmepositsioonidele lastakse. Seal oli veel, alati keskendutakse pikantsetele nüanssidele, seal oli siis need naisorjadele põletati kuskile Kubeme piirkonna peremehe need nimetähed ja see oli selline alati võikad. Mõistus keeldub nagu aru, ma ütlen, mina ei ole neid dokumente, dokumente ma olen lugenud, mis on pandud välja ja sest dokumente tuleb kontrollida, sest et väga palju levitatakse ka lihtsalt mingisugust mula selle kohta. Aga mul ei ole soolikaid, et minna lugema kogu seda materjali, mul lihtsalt ei ole neid soolikaid, et mina ei taha endale neid mälupilte või seda arusaamist, aga see ongi mõistuse vastane, mis seal tehakse. Ja ometi on see olemas. Ja vahel me mõtleme... See on olemas ja neid juhtumeid on tulnud varem välja ja need väga sageli on lihtsalt kinni mätsitud. Praegu jälle ma olen 2 raamatut lugenud, see rääkis mingi, praegu nagu peast pühitud. Kuskil osariigis 80-ndatel oli see oli küll siis vabariiklik neegerpoliitik, kellel oli mingisugune, pank, heategevuslik justkui neegrite aitamise pank, kus ta loomulikult pani siis tuuri 40 miljonit, mis selle oli väga suur raha ja kui hakati seda asja uurima, siis selgus, et tegemist oli siis siukse poisipilastajate pandega, terve osariik oli nagu nende käpal, kõik olid seotud ajakirjandus, kohtud, politsei, rahandus, mis sa oskad ainult ette kujutada ja kui selle asjaga hakati tegelema, siis need lapsed, kes sageli olid tänavalapsed, need kadusid ära, mõnele anti nii palju raha, nad ütlesid, et tunnistusi anna, nemad tahavad elada ja raha on tarvis. Ja siis paar kangekaelset last jäi tunnistusi andma ja nendega juhtus see asi, et nad said ise süüdistuse ja karistuse, mis oli Ameerika ajaloo kõige rängemad karistused alaealistele üldse. Et neid asju korraldati. Ja selles võtmes vaadata, kuidas Trump seda ikkagi
liigutab seda asjast, keegi teine ei ole seda mitte kunagi julgenud puutuda, vastupidi, kõik on selles osalised olnud. Ja nüüd on see siiski ikkagi avalikkuse ette toodud ja ma arvan, et see on selline lugu, mis ei saa, vaat meie meedia tahab teha nägu, et korra oli mingi lugu ja laseme tal minna ja räägime edasi mingitest meelelahutusasjadest, aga tegelikult ei saa, see on nagu terved ajastut defineeriv asi praegu. Aga ma tahan sellega kokkuvõtteks öelda, kallid sõbrad, kas te usute seda või ei usu? Kui te ei usu, siis tutvuge dokumentidega, need on kättesaadavad ja mustvalgel teile tehakse selgeks, et te olete sunnitud uskuma. Aga selle kõige nimi on liberaalne demokraatia. Just. Selle kõige nimi on liberaalne demokraatia. Kui reformierakondlased tulevad teile jälle rääkima liberaalsest demokraatiast, siis pange sinna võrdusmärk Epsteiniga. Kui sotsid tulevad, pange võrdusmärk Epsteiniga. Kui keegi kolmas tuleb, pange võrdusmärk Epsteiniga. Liberaalne demokraatia ongi satanism. Nii, aga Sven, meil saab saateaeg otsa. Ma tänan, et sa meiega siin koos rääkisid. Soovin sulle jõudu ja paljastame neid edasi. Jõudu. Sellega sai saateaeg läbi. Vaadake, kuulake meid jälle nädala pärast. Oleme siin endiselt, kui vahepeal satanistid ei ole jaole saanud ja räägime uutest teemadest. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee